tagasi toimus diplomaatiline ime, kui noor Eesti Vabariik ühines NATOga. 4. dimensioon võttis selle tähtpäeva puhul ühendust Eesti alalise esindajaga NATOs Jüri Luigega, et uurida ajakirjanduse haridusega riigimehelt ja diplomaadilt, kuidas see ime ikkagi sündida sai. Tervitused siit Tartust. Tervist. Sissejuhatuseks pean ma teilt küsima kui ajakirjandustudengilt, et kuidas on mõjutanud Tartu Ülikoolis õpitu teie edasist diplomaadikarjääri? Väga positiivselt, sellepärast, et eks Tartu Ülikool ja tema ajakirjandusteaduskond on ju alati andnud kaasa niisugust mõtlemisoskust, esinemisoskust, ühiskonnast arusaamisoskust. Mina õppisin seal mõnevõrra teisel ajal kui teie, nii et see oli just üleminek Nõukogude ajast Eesti aega ja loomulikult ajakirjandusosakond, mida juhtis tollal Marju Lauristin, oli selle poliitikategevuse üks keskus, nii et seal oli võimalik näha ka, kuidas tehti päevapoliitikat ja riigi taastamist, mis oli samuti väga huvitav. Ja Eesti ajakirjandusharidusel ju täitub ka 70 aastat sel aastal. Aga läheks siis tänase põhiteema juurde, et nimelt siis ajakirjandusharidus ei ole ainuke, millel on tähtis tähtpäev. Nimelt möödub siis tänavu 20 aastat Eesti NATOga liitumisest ja üles on kasvanud terve põlvkond, kelle jaoks NATO liikmesus ongi täiesti iseenesestmõistetav. Mina kuulun siis sinna põlvkonda ka. Aga teise olulise tähtpäevana tähistatakse Alliansi 75. loomisaastapäeva. Ja ma küsiksin, et kuidas teie neid tähtpäevi tähistate? No, mis puudutab 75. aastapäeva, siis NATO peakorteris on plaanis mitmed eri üritused, kuna järgmine nädal toimub siin ka välisministrite nõupidamine, siis seda tähistataksegi ministrite tasemel. Siin on välisminister Tsahkna, peetakse kõnesid, süüakse torti, vaadatakse vanu ürikuid. Mis puudutab aga Eestit ja tõepoolest 20 aastat möödub meie ühinemisest NATOga, siis seda on plaanis tähistada tegelikult põhiliselt just Eestis. Meil on plaanis välisministeeriumis üks niisugune saade või esinemine, kus siis mina, aga ka endised meie suursaadikud NATOs saavad kokku ja räägivad vanu sõjalugusid sellest, kuidas see kõik siin oli ja on. Aga kas teil on ka meeles, kuidas te tähistasite Eesti NATOga liitumist 20 aastat tagasi? Mul on see üsnagi täpselt meeles. Õieti oli nagu 2 tähistamist. Üks oli see, kui meid 2002. aastal Praha tippkohtumisel kutsuti NATO liikmeks. Ütleme, et see kutsumine ise on niisugune esimene ja otsustav etapp. Päris liikmeks saamine toimus 2004 Washingtonis. Ma olin siis juhuslikult just suursaadik Washingtonis ja mul oli rõõm koos toonase peaminister Partsiga osaleda siis suurel tseremoonial Washingtonis Valge Maja roosiaias, kus siis 7 riiki, nende peaministrid andsid üle president Bushile ratifitseerimiskirjad ja peale seda oli jälle suur pidu ja esines toonane USA president George W. Bush, keda võib julgelt pidada meie ehk siis Eesti liitumise üheks oluliseks arhitektiks. Today we proudly welcome Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia and Slovenia. Kas seda sama 29. märtsi 2004 võib pidada ka teie diplomaadikarjääri kõige olulisemaks päevaks? Minu jaoks oli see erakordselt tähtis päev, kuna ma olen ka väga palju oma elust pühendanud sellele, et A, Eestist saaks NATO liige ja B,
kui me juba oleme NATO liikmed, et me oleksime võimalikult head liikmed ja loomulikult, et see liikmelisus tooks meile ka tugeva kaitse, sest lõpuks NATO kaitsestruktuurid on ju need, kes on Eesti jaoks võtmetähendusega. Mida tähendab sinu jaoks NATO? Ma ei tea, mina tunnen ennast lihtsalt kindlamalt igapäevaselt, eriti kui nüüd meil on maailmas selline olukord, nagu see praegu on. Et kui midagi päriselt juhtub, siis ma tean, et ma olen kaitstud. Ma ütleks, et minu jaoks NATO tähendab ütleme vähemalt Euroopa riikide nagu ühtsust ja lihtsalt valmisolekut igast olukordadeks. Ja sinna võib ka, kui diplomaatilised suhted on head, siis ka mujalt riike kaasata. Ma arvan, et mingi aastaid tagasi oleks mõelnud, et väga midagi, aga nüüd viimastel aastatel midagi ta ikka tähendab selles mõttes, et võib-olla mingit sellist turvalisust Eesti jaoks, et on ikkagi turvaline tunne, et me oleme NATO-s. Kõik on nagu omas potis koos, et selline ühtsus. Ma peamiselt ikkagi turvalisust ja teadmist, et kuna NATO-sse kuulumisega ka Eesti peab suurendama oma kaitsekulutusi ja tagama ka mingeid muid nõudeid ja samas on teadmine, et ka tullakse appi, kui meile see rünnak toimuma või sisse tulema. Et ongi peamiselt see turvalisus ja turvatunne. Kas sa oled selle peale varem ka mõelnud enne 22 aastat või see on kuidagi täiesti iseenesest mõistetav olnud sinu jaoks? Pigem iseenesest mõistetav. Ma 2004 sündisin, ma ei mäletagi muud aega, eks ole, et kui me ei olnud NATO-s. See on minu jaoks selline normaalsus, et me oleme ja imelik oleks, kui me ei oleks. Aga nüüd hoopis sellist masti küsimus, et me küsisime ka tänavaküsitluse käigus noortelt, mida tähendab nende jaoks NATO ja saime väga erinevaid vastuseid. Ma küsin teie käest, mida tähendab NATO teile? Minu jaoks on NATO täiesti eksistentsiaalse tähtsusega organisatsioon. Kui me paneme silmad kinni ja kujutame praegu ette, et me ei oleks NATO-s ja meie vastu oleks selline Venemaa, nagu ta praegu on, siis on täiesti võimalik, et Putin oleks alustanud oma Nõukogude Liidu taastamise projekti hoopis mõnest väiksemast ja lihtsamini vallutatavast riigist. See, et me oleme osa sellest kollektiivkaitse võrgustikust, see, ütleme ausalt, päästab praegu Eesti riigi. Aga lähme tagasi täitsa 90-ndate algusesse ka, et mida võib pidada esimeseks sammuks Eesti NATO-ga liitumise teekonnal? Neid inimesi, kes ütlevad, et nemad esimesena tahtsid NATO-sse saada ja ütlesid selle välja, sellist rahvast on tohutult palju. Ma siiski julgeksin öelda, et üks päris oluline etapp oli 1994. aastal, kui Eesti kirjutas alla programmile, mille nimi oli Partnerlus rahu eest. Ja selle programmi loomise põhjendus oli see, et NATO liikmed ei olnud tegelikult veel valmis NATO uksi Eestile ega teistele Ida-Euroopa, Kesk-Ida-Euroopa riikidele avama ja siis tehti niisugune vahevariant, vahekorrus. Ja kui me selle programmiga ühinesime, siis nii meie kui ka näiteks Poola või Tšehhi või Leedu, me kõik ütlesime, et jah, see on väga tore, et te lubate meil sellise programmiga ühineda, aga tegelikult ikkagi me tahame saada täisliikmeks. Te olite sel ajal välisminister. Kas oli reaalne oht, et partnerlus rahu nimel jääbki meie ainsaks sammuks NATO suunas? Ei tahetid ju Venemaad ärritada? Ma usun, et seda hirmu tollel ei olnud. Ja põhjus oli see, et suhted Lääne ja Venemaa vahel ei olnud tollel ajal niivõrd halvad, kui nad on praegu. Venemaal oli Boris Jeltsini valitsus. See valitsus oli ikkagi, Vene standardite järgi suhteliselt demokraatlik ja suhteliselt läänemeelne. Nii et sellist pinget, me ei saa siin isegi pingest rääkida, totaalset sõda tollel ajal ei olnud. Ja loomulikult tööd oli kõvasti teha
Eestil ju praktiliselt tollel ajal olid väga nõrgad ja väga väikesed kaitsejõud. Need kaitsejõud tuli alles üles ehitada, aga loomulikult oli väga olulised ka need reformid, mida tehti poliitilises sfääris. Väga palju küsiti meilt tollel ajal, kas Eesti saab ühineda, kui meil on niivõrd suur vene vähemus. Nii et kõik küsimused, mis puudutasid vene vähemust, vajasid vastamist. 1991. aasta 1. juuni. Eesti polnud veel iseseisvust taastanudki, kuid toonane Ülemnõukogu esimees Arnold Rüütel külastas koos Läti ja Leedu kolleegidega juba NATO peakorterit. Mis sõnumi see nii läänele kui Nõukogude Liidule saatis? No ütleme, et Rüütel oli juba tollel ajal iseseisva Eesti esindaja, legitiimne esindaja. Nii et pigem see visiit ikkagi demonstreeris meie huvi NATO vastu. Need kaks organisatsiooni, Euroopa Liit, tollel ajal Euroopa Majandusühendus ja NATO, need olid niisugused kinnised lääne klubid. See NATO üks kõik ühe eest, see juba demonstreerib seda, et kui üks riik on nõus võtma kohustuse kaitsta oma sõdurite, oma elu hinnaga põhimõtteliselt teist riiki, siis see on niisugune unikaalne side. Siiski 90-ndatel olid ju paljud lääneriigid ja Ühendriigid kindlasti ka nende hulgas päris skeptilised selle NATO laienemise osas. Et millal teile tundus esimest korda, et pagan, me võimegi päriselt saada alliansi liikmeks? Mina olen viibinud näiteks hallil ajal, see oli 91 talv, koos toonase välisministri hilisema presidendi Lennart Meriga Põhja-Atlandi koostöönõukogu istungil, kus järsku Nõukogude Liidu suursaadik tõusis püsti, ta oli näost lubivalge ja ütles, et ta väga vabandab, aga ta on saanud Moskvast juhise, et ta ei tohi enam kasutada riigi nime Nõukogude Liit, vaid ta peab kasutama riigi nime Venemaa. Ja kõik vaatasid jahmunult üksteisele otsa, eriti muidugi suurte lääneriikide välisministrid. Ja eesistuja, kes oli toonane NATO peasekretär Manfred Wörner, ütles, et et okei, et lõpuks meie üritus hakkab juba lõppema, et võtame teadmiseks, mis te ütlete ja läheme laiali. Aga nõukogude esindajad ütlesid, ei, ma ei saa nõustuda protokolliga, selle paberiga, kuhu alla on kirjutatud Nõukogude Liit ja peab olema kirjutatud Venemaa. See oli niisugune täitsa ajalooline sündmus, mis toimus, ütleme, NATO raamides. Ja see muidugi peegeldas neid suuri muutusi, mis toimusid Ida-Euroopas. Ja loomulikult alguses oli lääneriikidel raskusi otsustada, kuidas nüüd edasi minna, kui palju tuleks Venemaad ennast kaasa haarata. Et see oli pigem, ta oli niisugune poliitiline arutelu teema. Ta ei olnud selline arutelu teema, et homme puhkeb sõda Venemaa ja NATO vahel. Ja lõpuks leiti ikkagi seda, et NATO-t on võimalik laiendada, aga seda ei tohi teha mingi agressiivse retoorikaga ja et samal ajal tuleb siis pakkuda Venemaale mingisuguseid NATO-ga lähenemise samme. Mainisite ka juba president Lennart Meri. Milliseks võib üldse lugeda Lennart Meri noore riigi presidendi rolli selles ühinemisprotsessis? See oli väga-väga oluline, sellepärast et nagu ütles mulle üks ameeriklasest sõber ja see lause käis Eesti kohta, et teid eestlasi võetakse NATO liikmeks siis, kui te olete nagu meie. Küsimus ei ole ainult selles jutus, mida me rääkisime, vaid see, kuidas me käitusime inimestena, ka rahvusvahelisel areenil. Kes me olime, millise mulje me jätsime. Kui keegi kahtles selles, et kas Eesti on ikka euroopalik, siis piisas sellest, kui president Meri astus saali, mees, kes rääkis vabalt 3 keelt, prantsuse, saksa ja inglise keelt, valdas Euroopa ajalugu paremini kui, ma arvan, kõik tema kaaslased
presidendid erinevatest riikidest. Tema oli see meie Euroopa esindaja, see Euroopa idee kandja ja väga palju oli läänes tollel ajal inimesi, kelle jaoks Lennart oligi ainus tuttav eestlane. Kui öeldi, et Eesti, siis inimestele ilmuski Lennart Meri nägu silme ette. Lennart Meri oli see meie kaubamärk või sümbol ja tema roll oli täiesti hindamatu. Loomulikult NATO-ga liitumisprotsessis ei saanud arvestada vaid sellega, et mida NATO sai meile pakkuda, vaid mida meie saime NATO-le pakkuda. Aga ütleme, 90-ndate teises pooles riik on veel noor, luuakse jälle struktuure. Mida sai Eesti NATO-le pakkuda? Kõik see, mis puudutab kübertemaatikat, küberkaitset, IT-d. Eestis on ju NATO küberkaitsekeskus, mida alati juhib eestlane ja kus eestlased mängivad ikkagi võtmerolli. Aga loomulikult Eesti oli erakordselt aktiivne näiteks rahvusvahelistel missioonidel. Me saatsime oma sõdurit juba esimesele missioonile Bosnias, kuigi me ei olnud isegi NATO liikmed. Ja hiljem oleme me aktiivselt osalenud igal pool maailmas Eesti piiridest väga kaugel. Eesti jaoks kõige raskem operatsioon on muidugi olnud Afganistanis. Eesti ei ole kunagi otsinud kõige kergemat kohta neil operatsioonidel. Sellepärast Eesti sõdureid siin väga hinnatakse, aga tõsi on ka see, et me oleme kandnud ka kaotusi. Eesti on ka olnud alati väga tugev kaitsekulutuste teema lipulaevana. 99. aastal määrati viimaks aspirantriigid ja ka meie kuulusime siis liikmesust taotlevate riikide hulka. Ja selle jaoks loodi siis eraldi Washingtoni tippkohtumisel tegevuskava. Mida Eesti selle tegevuskava raames siis tegema pidi? No see NATO liikmelisuse tegevuskava, see on üks niisugune dokument, piltlikult üks töövihik, kus oli 5 erinevat peatükki. See oli väga täpselt määratletud, mis seal peab olema, mida peab tegema. Seal oli poliitiline osa, majanduslik osa, sõjaline osa, julgeoleku, ütleme, turvaline side ja nii edasi. Selle plaani nime oli liikmelisuse tegevusplaan, Membership Action Plan, ja see sõna membership oli seal kõige olulisem, seepärast et need riigid, kes said selle dokumendi, nendel oli juba piltlikult öeldes märk rinnas, et neist saavad NATO liikmed. Me olime täiesti arusaadavalt nõudnud Nõukogude Liidult, et kõik Vene väed tuleb Eestist minema viia. See kõik juhtus loomulikult ka koos tehnika, laskemoona ja kõige muuga, mis vägede juurde käib. Nii et meil oli niisugune Greenfield projekt, et me pidime sõna otseses mõttes alustama A-st B-st relvade ostmist, väljaõppesüsteemi koostamist, ohvitseride koolitamist. Eestil sisuliselt ei olnud ühtegi ohvitseri. Aga lähme siis juba 2002. aastasse. Balti riikidele avanes NATO aken. Ja huvitaval kombel Venemaa selle liitumisprotsessi õnnestumise kohta üldsegi ei trampinud jalgu. Miks nii? Üks niisugune traagiline moment, mis samas paradoksaalselt aitas kaasa meie liikmelisusele, oli kuulus 9/11 terrorilöök New Yorgi pihta. Peale seda riigid vandusid üksteisele igavest truudust, et võideldakse terrorirühmi vastu kuni terrorirühmituste täieliku hävitamiseni. Ja kuidagi oli nii, et Venemaa ja Ameerika Ühendriigid sattusid ühele poolele. Võitluses terrorismi vastu me olime kõik õed ja vennad. See oli kahtlemata üks niisugune aspekt, kui küsida, miks Venemaa ei reageerinud niivõrd valuliselt. Ja teiseks, Venemaal oli tõusnud võimule praktiliselt juhuslikult noor president, kelle nimi oli Vladimir Putin. Aga Putin oli tollel ajal veel ümbritsetud niisugusest suhteliselt demokraatlikust
grupist, kes tuli Jeltsini ajast ja kes olid päris läänemeelsed. Ja jõudes tagasi nüüd aastasse 2004, Eesti saab NATO liikmeks. Kas teile tundus siis, et nüüd on suur töö tehtud või et nüüd alles suur töö algab? No ütleme, et nii ühte kui teist selles mõttes, et me tundsime NATO-t piisavalt hästi, et tajuda, et meie töö ei ole kaugeltki mitte tehtud. Hakati vaatama, kuidas kujundada Eesti õhuruumi turvamist. NATO õhuruumi turvasid riigid tavaliselt oma lennukitega. Ja siis järsku selgus kõigile, et aga Eestil, Lätil, Leedul ei ole ühtegi lennukit. Et kuidas nad niimoodi valvavad. Genereerisime idee, et teised riigid peaksid meile appi tulema. Aga alguses ei olnud see sugugi asi, mida keegi oleks teha tahtnud. See tundus väga üllatav ja väga kahtlane. Alles president Putini tegevus on viinud selleni, et nüüd on see alaline projekt, kus õhuturvet siis teostatakse. Peame andma au Belgia kuningriigile, sest belglased oli esimene riik, kes võttis selle rotatsiooni, NATO õhuturbe rotatsiooni Balti riikides enda kanda esimesed 4 kuud. Ja kuni tänase päevani ma pean ütlema, et nüüd ei ole üldse probleeme leida riike, kes oleksid nõus tulema ja meie õhuruumi turvama. Vaadates tagasi tervele ühinemisprotsessile, ütles toonane Välisministeeriumi asekantsler Harri Tiido, et kuna mälu on valikuline, siis tema kõige eredam mälestus on Praha tippkohtumisel lauale toodud täissuuruses praetud põrsas. Ma küsin siis niimoodi, et mis on teie jaoks NATO-ga liitumisprotsessi praetud põrsas? Ma ei kujuta ette, kus see põrsas täpselt oli. Olevat olnud järelpeol. Võib-olla, see võib küll olla, et see oli tšehhide poolt järelpeole toodud põrsas. Võib-olla üks niisugune detail, mis ei ole nüüd otseselt seotud NATO-sse saamise kui sellisega, aga viib meid tagasi 98. aastasse, kus jällegi selleks, et me ei prõmmiks nii väga NATO ukse taga, Ameerika Ühendriigid pakkusid meile niisuguse dokumendi koostamist, mis oli USA Balti ühine harta. Loomulikult see ei olnud mingi NATO, oli niisugune poliitiline dokument, aga suunanäitav. Ja meie tahtsime, et seal oleks väga selgelt öeldud, et Balti riikide julgeolek on USA otsestes rahvuslikes huvides. Ameeriklased ei olnud nõus seda teksti kirjutama ja siis me istusime Ameerika riigidepartemangus koos ühe kolleegiga ja vaidlesime ameeriklastega, et mis sõna kasutada. Ja ameeriklased lõpuks olid niivõrd masenduses meie põikpäisusest, et nad tõid lauale hiiglasliku tesooruse inglise keeles sõnaraamatu. Ja siis hakkasime sünonüümide raamatust siis otsima, millised on need sobivad sõnad, mida kasutada, ilma et nad oleksid mingisugused niisugused koodsõnad, mida lepingus on tavaliselt kasutatud ja millel on oma taust ja oma tähendus, mida ameeriklased ei tahtnud anda. Ja lõpuks oligi nii, et ma ei mäleta kogu seda sõnastust, aga see oli umbes nii, et United States has profound and enduring interest in the security of the Baltic State. Sügav ja pikaajaline huvi, Ameerika Ühendriikide huvi meie julgeoleku vastu. Väga tihti lepingutes sellist sõna nagu profound tõenäoliselt ei kasutata, aga sinna paberisse ta siis lõpuks sobis. Intervjuu lõpuks peame ikkagi hüppama korraks tänapäeva. Nimelt siis seisavad tänavu ees USA presidendivalimised ja vabariiklaste kandidaat Donald Trump ütles mõni aeg tagasi, et liikmesriigid, kes ei täida 2% kulutuste nõuet, nendega tehku Venemaa mida iganes tahab. On see lihtsalt populistlik retoorika või me peaksime päriselt mures olema? No antud juhul on see ikkagi
otseselt niisugune valimistega seotud retoorika. Kui me vaatame seda lugu tagasi, siis ta tegelikult ütles, et tema oli kunagi käinud Euroopas presidendina ja Euroopas oli keegi tõusnud laua taga püsti nõupidamisele küsinud, et kas te meid ikka kaitsete Venemaa eest ja Trump oli siis öelnud, et kui te ei maksa, siis ei kaitse. Et sellist sündmust ei ole mitte kunagi olnud. See kõik, kogu see värk on välja mõeldis. Ta siin äsja andis intervjuu oma Briti niisugusele mõttekaaslasele Nigel Farage'ile, kus ta ütles, et USA on 100% NATO-s ja kaitseb Euroopat ja siis lisas, et aga ta eeldab, et eurooplased maksavad rohkem raha riigikaitsesse. See on kindlasti väga oluline teema, et kõik riigid peavad ikkagi palju rohkem raha panema riigikaitsesse. Ukrainlased peavad praegu võitlust enda ja ka meie vabaduse eest. Ja samal ajal käivad nad seda sama diplomaatilist teed, mida meie käisime 30 aastat tagasi, et saada NATO liikmeks. Kas neil on lootust? No NATO riigid, kaasa arvatud kõik suurriigid, on ju Vilniuses otsustanud, et Ukrainast saab NATO liige, aga sama selge on ka see, et seda ei juhtu nii kaua, kuni käib sõda. Ma usun, poliitiline niisugune kontekst või see poliitiline arusaam on selline, et see juhtub hästi kiiresti peale sõja lõppu. Nimelt peaks see siis vältima uut sõda. Praktika on näidanud, et isegi kui vahepeal õnnestub mingisugune rahu sõlmida, nagu oli siin 2014. aastal nimetatud Minski lepped, siis lähevad mõned aastad mööda, Venemaa kogub jõudu ja ründab uuesti. Et seda vältida, siis NATO liikmelisus on kõige parem niisugune garantii. Nii et mis meil praegu seoses NATO-ga Ukrainale pakkuda on ju tegelikult see poliitiline perspektiiv, nii nagu me pakume ka Euroopa Liidu kandidaadi staatust. Et see ei anna Ukrainale niisugust täna-homme vajalikku abi. See on pigem niisugune poliitiline sõnum neile, nii Ukraina presidendile kui ka neile poistele, kes on kaevikutes, et võitlus ei käi asjata, ei ole lootusetu, et te võitlete selle eest, et olla eurooplased, et olla Euroopa liikmed, Euroopa ühenduse või kogukonna liikmed. Me oleme teie soovi kuulda võtnud, võtame seda tõsiselt ja liigume sinna suunas. Et see on praegu parim, mis meil pakkuda on. Jüri Luik, aitäh selle intervjuu eest ja aitäh selle panuse eest, mis te olete andnud Eesti rahvusvahelistesse suhetesse. Aitäh teile ja jõudu ajakirjanikele Tartu Ülikoolis. Head Eesti NATO-ga ühinemise 20. aastapäeva!